Minu valik osaleda sellel koolitusel oli hästi teadlik. Ma olin sinu koolitustel eelnevalt osalenud, ma olin sealt saanud väga head boost'i juhtimisega tegeleda. See oli nagu tõsine boost ja ma sain ka kohe seda oma töösse rakendada. Et ma olen hästi rahul selle koolitusel osalemisega. Täna on tegemist sinu puhul on olnud sellise täiesti uue generatsiooni koolitajatega, kes kompavad juhtimise kriisiprobleeme, mis tegelikult on, millest tegelikult väga paljud koolitajad ei julge rääkida ja kliendid ei taha kuulda. Mina ise arvan nagu seda, et tõesti see tööriistakomplekt on nagu hea. Ei arva naiivselt, et kõik võtavad ja kõik nagu proovivad, aga me oleme juba siis võitnud, kui igaüks leiab sealt ühe asja, mida ta proovib. Olen jäänud väga rahule. Kui see aeg läheb nii kiiresti, et hommikul kella 10 õhtul kella 7 meile teinud neid koolitusi peaaegu ja see aeg läheb juba kiiresti, siis koolitus on sind haaranud nii enda sisse, sellesse teemasse sisse. Selles mõttes on olnud erakordselt huvitav. Ma olen ise ka pikka aega siin juhtimises olnud, et ma pigem ütleks niiviisi, et see oli niisugune hoopis teise nurga alt tehtud ja niisugune mõnusalt pehme versioon nagu asjadest, et mulle endale ka tegelikult meeldis see nagu anna. Et ei olnud niisugune, et näed, et tee nii ja siis kohe juhtuvad need asjad. Kindlasti oli sellest koolitusest ikka väga palju kasu. Selles mõttes oli see koolitus oluline, et me kõik tegelikult peame kogu sellest juhtimisstruktuurist ja vastutusest ühtemoodi aru saama. Töövahendeid tegemaks siis võrdlemisi keerukat asja, mis tegelikult on missioonist ja visioonist ettevõttes rääkimine, kus võib-olla kõik inimesed ei ole kontoritöötajad ja nad igapäevaselt ei puutu nende teemadega kokku. Ma tulin ootusega, et see on üks järjekordne koolitus, mille me lihtsalt läbime, aga juba algusest peale tundsin, et see on pigem sisemise arengu koolitus, kus inimesed lähevad sügavamale oma sisemaailma ja seetõttu meeskonnana suudame me rakendada igaühe potentsiaali palju paremini. Ühtepidi nagu me teadsime, mida me vajame, eks ju. Teistpidi võib teadnud ka, et sellepärast siin kaasasimegi ja selle raames nagu saime kinnitust mingitele asjadele, milles me polnud kindlad on ja samas mingitele asjadele saime täitsa uuel nagu nii-öelda mõtted või aru saama. Ootustele vastas suurepäraselt täpselt see, mida ma ootasin. See ka koolitusest välja tuli. See ikkagi ühendas meid kui meeskonnana ja andis mõista, mis meie meeskonnast nagu puudu on. Meil omavaheline avatus on läinud kindlasti tubli sammu võrra suuremaks. Osapooled tunnevad ennast mugavamalt, olles ennem läbi käinud selle koolituse tee, mis tegelikult ju avas nagu selle suuna sinna koos tegemise suunas. Sai väga palju ideid kindlasti, mida enda igapäevatöös kasutada oma isiklike nii-öelda eesmärkide planeerimisel, aga ka väga palju sisendid, kuidas siis meeskonnatööd võib-olla natuke teistmoodi korraldada. Mulle meeldis see, et me sain vaadata meeskonna sisse. Arvan, see on ikkagi see avatus ja ausus ja rääkida asjadest nii, nagu asjad on. Isiklikult jäin väga rahule ja ma julgen ütelda, aga me meeskond jäi rahule. Ma tahan loota, et me võtame siit vedu, tegeleme asjadega edasi, ka juba meile head suunad ja tööriistad selleks andis. Ütlen ausalt, et tegelikult kogu see ülesehitus algusest peale teemade välja toomine, nii praktilisi näiteid kui ka seda teooriat, see on hästi nagu tasakaalud. Sa suutsid just nagu kogu selle tiimi ühiselt haarata ja kõike koos ühise meeskonnaga mõtlema. Avasime väikse Pandora laeka. Avasime päris mitmetel inimestel nii-öelda need ootused, kus maani võiks nagu ühe koolitusega minna. Paljudel ei olnud mitte mingisugust ettekujutust, mida üks motivatsioonikoolitus tähendab. Peale seda, kui inimesed saalis plaksutavad ja kuuled, et nad ise andsid sulle päris positiivseid hinnanguid. Ja kõlama jäi ainult see, et teeme selliseid asju varsti jälle. Siis ta läks õigesse kohta, see on selge. Jäin rahule küll, jaa. Ma ootasin sellelt koolituselt just samad mingid praktilised mõned või üks kas või mõned sellised nagu praktilised tegevused, mida siis saab nagu teha. Ja sealt ma ka kirjutasin endale välja päris sellised mitmed mõtted. Mina jäin väga rahule, et selles mõttes, et kuna ma olen 2 korda sarnasel koolitusel olnud, ütleme, poolaastase vahega, siis isegi selle lühikese ajaga see teine kord oli juba niisugune väga värskendav. See kindlasti ühendab meid nagu meeskonnana tööalaselt. See on selleks nagu väga hea. Tohutult imponeerib see,
et sa võtad nagu asja isiklikult. Et sa tõepoolest nagu teed seda koolitust sellel kujul ja sellel viisil, et tahaks, et sellest asjast midagi saab hiljem ka. Et see ei ole niimoodi, et me saame kuskil ruumis kokku, räägime ära, lähme laiali ja kõik unustavad kuni järgmise korrani või kui järgmist korda ei tule, siis on ära unustatud. Ja see asi nagu paistab välja nii-öelda sinu sellest programmist, käitumisest, olemisest, kõigest sellest ja tänu sellele see läheb nagu inimestele hästi sügavale sisse, et nad hakkavad nagu mõtlema, niimoodi arutlema ja ka tegutsema. Jaa, mulle väga meeldis just see, et lähenemisnurk asjadele oli teistsugune kui tavapäraselt. Et koolitusel tekkis niisugune mõnus vaba õhkkond, niisugune hea oli kuulata, hea oli vastata. Tegelikult olid hästi inspireerivad, hästi avavad. See esimene aitas mul hästi meeskonnale ligi saada. Selle koolituse mõlemad päevad olid juhi jaoks üliolulised. Pilt läks palju sellega. Väga lahe oli vaadata, kuidas meeskonnal tekkis hästi palju äratundmist, kuidas saadi aru nagu nende käitumismustritest ja olukordadest ja suudeti ennast samastada olukordadega ja endal nagu samuti. Praktiline koolitus, hästi palju praktilisi asju, et see oli nagu hästi hea kinnistav, et et jutt on ilus küll, aga et seda kõike saabki tegudesse panna, et see mulle hästi meeldis. Sa aitasid väga paljud teemad mul endale selgeks mõelda, võib-olla rääkida. Mulle meeldis see tööpiin ja töörõõm, meil tuleb uus põlvkond peale, millenialised tulevad peale, kes ei ole valmis nii palju tööpiine kannatama. Mulle meeldis see, et sul on valikut, mida sa saad nagu proovida ja seal oli tõesti väga häid asju. Rõõm on tõdeda, et päris palju neid tööriistu meeskond võttis siit kaasa ja mitte neid ei pakid neile jõuga kaasa, vaid nad tundub, et võtsid need heal meelel kaasa. Juhtimine ei ole ühepoolne protsess, vaid mitmepoolne protsess. Juhtimise puhul peavad vastutuse võtma nii juhid, aga kui ka need, keda juhitakse. Ja see, kui ütleme, minu meeskond saab aru nendest juhtimistasanditest ja sellest, et võib-olla kõige kõrgem juht vastutab selliste laiemate eesmärkide täitmise eest ja samal ajal tal on oma meeskond, kes peab nii-öelda ühes suunas painduma, nagu sa koolitusel ütlesid. Ja samal ajal igal keskastme juhil on jällegi vastutus mingi konkreetsema osa eest ja temal on oma meeskond ja tal on vastutus selle eest, et see meeskond mõistaks, kuhu organisatsioon liigub ja samal ajal need meeskonna liikmed tunnevad ka vastutust selle eest, et nad aitavad oma juhil eesmärke täita ja painduvad selle oma meeskonna poole. Ja üks asi veel, mis mulle isegi võtsin sealt koolituselt kaasa, oli see, et kui inimesed enamus mõtteid mõtlevad nagu negatiivselt, siis ma olen nagu ise ka hakanud mõtlema, et kui hakkad mõtlema negatiivseid mõtteid, siis kohe üritad mõelda, et ei tegelikult, aga mis hoopis selle negatiivse asja juures tegelikult nagu positiivselt oli. Et üritan nagu seda ka ise nagu rohkem enda puhul nagu viljeleda. Ja teine asi, mis mulle hästi selle juures meeldis, olid need praktilised ülesanded. Sa panid nagu mõtlema inimesed, on ju. Üks on see, et nad kogu aeg mõtlevad kaasa, on ju, aga siis on see, et seal taga on mingisugune filosoofia või mingisugune psühholoogia, kus need küsimused on tekkinud, on ju. Ja oleme ausad, et päris huvitavad ka enda suhtes ja ka teiste suhtes, ütleme, päris mitu huvitavat leidu tuli sealt välja. Ütleme nii, et võib-olla oli alguses isegi nagu skeptiline, aga tulemus oli väga hea. Meeldis see sama lihtne tööriist, see jätka aluste lõpeta ja just, et kasutada ka seda tunnustamiskoosolekute raames näiteks. Siin eriti just ka Teamsi vahendusel tihtipeale juhtides kipub minema selliseks hästi informatiivseks ja argiseks, aga et kuidas just seda diskussiooni võib-olla tekitada, siis ma arvan, et see tunnustamine on hea lihtne meetod, millest alustada. Ei ole nagu kogu aeg selline kuiv esitlus, kuivad slaidid, et vahepeale filmid, vahepeale praktilised ülesanded, väga ägedad praktilised ülesanded. Tõesti meeldis, et ma olen need erinevad ülesanded väga paljud kunagi läbi teinud meeskonnaga üksikuna, et see oli väga äge ja selline ülesehitus on väga hea. Meie suhted meeskonnas on muutunud veel paremaks, veel ehedamaks
ja võib-olla isegi ladusamaks ümber. Praktilised ülesanded kuidagi meenuvad ikka kohe, alati meeldivad ka niisugused analüütilised näited, mis seal on, et palju need pühendatud protsendid inimesi tegelikkuses on Eestil, maailmas, need võrdluse momendid, et see on nagu selline hea teade ja siis ikka ma olen mõtlema, kas mina olen ka selle 10 sees või selle 80 sees, kes nii mõtleb, et ma usun, et teised inimesed ehk tunnetasid sama. Kõik olid väga rahul ja oli näha, et inimesed olid, see suhtumine oli kohe nagu teistsugune, nad olid nagu aktiivselt, võtsid osa ja neile väga meeldis sellest üldisest töökeskkonnast nagu välja saada. Kuigi see oli, nad ikkagi puudutas igapäevast tööd nii-öelda meil, aga lihtsalt teise nurga alt. Ja see neile kindlasti meeldib. Me tõepoolest võtsime ju kätte ja me tegime nagu siis ka ära selle kodutöö, mis on ütleme meie puhul selline suhteliselt haruldane nähtus. Täna oli meil siis järelkohtumine ja nende jutust tuli välja, et on mõju olnud ja ma võin kinnitada sama ka omalt poolt. Osakonna juhtidega ma ei puutunud igapäevaselt kokku, kes siin Tallinnas ei ole, aga need, keda ma siin näen, nendel on mõju olnud. Eriti oli mul hea meel Gerdi üle, kes on üks uus juht ja kellele see kindlasti kõige rohkem ka nagu ära kulus. Temal on tõeline edasiminek. Et ma näen, et tal on sära silmades ja töötulemused on väga head. Head harjutused ja kuna ma olen enamus nendest ära teinud oma meeskonna sees, siis ma ütlen, et sellest on juba palju kasu praktikas. Meeskonna tundele, ma arvan, aitas väga palju kaasa see harjutus, kus me tegime isikukaarte. Mulle see väga meeldis ja ma tundsin, et inimesed siiski väga hästi avanesid. Et igapäeva töösituatsioonis me väga palju ju teineteist siiski eraeluliselt ei tunne ja mida rohkem inimene sinu ees avaneb, seda lihtsam on temaga tööolukorras ka suhelda, et see mulle väga meeldis. Justkui oli nagu niisugune ühtekuuluvustunne, aga see üldse nagu õige, et igaüks tegi nagu oma asja ja see kuidagi kokku andis mingisuguse normaalse tulemuse. Ei saadud nagu päris oma rollidest aru. Täna on see, et kõik saavad väga hästi nagu aru, et milleks nad siia nagu kutsutud, eks ju. Kes mis valdkonna eest vastutab ja kui kellelgi on küsimusi, siis kelle poole pöörduda. Mulle meeldib see, et sa näiteid tood päris elust ja see, et me istu kuskil laua taga. Et ongi hästi vaba olemine, kellelgi mingi kõhukrapp ei ole. Et ta saadki siin ennast hästi tunda. See ei ole nagu isegi koolitus. See on nagu teraapias, nagu pereteraapias, ainult firmaga. Jah, võin küll öelda niimoodi. No ikka tuleb siukse kilde, et näed, mäletad, nagu koolitusel räägiti nagu anna, ja siis on see siukene vähemalt ühisosa, et see ei ole nagu ütleme siis ei kolleegi ega juhi mingi peale surutud mingi nüanss, vaid see oligi, näed, Kaido rääkis. Just eile või mingi päev oli see, kus räägiti seda pildimängust. Kliendiga oli üks case, kus siis klient rääkis ühte juttu, meie inimene sai nagu ühtepidi aru ja lõpptulemus oli suur segadus. Tuletasin meelde üks selle, kuule mäletate, küsimuse, täpsustamine, detailid, nii kui midagi segast, teeme seda nagu anna. Ja siis nagu saad aru, et kõigil nagu muie on suunurgas. Ma näen, et see leadershipi roll on jõudnud teadusele. See ei ole positsioon, vaid see on puhas roll, et ma peangi inimestega tegelema. Inimesed saavad aru, et nad on saanud vastutuse ja täna veel saavad tööriistu, kuidas siis selle vastutusega hakkama saada. Mind kõnetas kõige rohkem see meie ja nemad teemad või mina ja nemad. Sest tõepoolest väga tihti on see, et mis nüüd mina, et nemad otsustasid, mina pean seda täitma, tegelikult see pole üldse minu ülesanne on pisike ja ma tegelikult laiemalt nagu ei peagi kaasa mõtlema. Tegelikult me kõik saame aidata kaasa sellele, et täita suurt eesmärki, mis... Sa oskad luua selle nagu õhkkonna, et inimesed tulevad kaasa. Sa oled ise avatud. Koolitaja juures on alati juba tähtis see minu jaoks, et inimene ise teab, millest ta räägib. Ja see, et sa oled rääkinud, et sa oled nagu olnud niimoodi ja siis oma kogemusi, see on nagu see, mis kuidagi tekitab kohe alguses siukse respekti. Koolitusel osalejad olid ka erineva taustaga ja selleks, et erineva taustaga inimestele anda võrdlemisi keerulist sõnumit edasi, on vaja lihtsas keeles seda edasi anda ja mulle tundus, et see õnnestus hästi. Nagu meeskonnaliikmed ka ise ütlesid, igapäevaselt me ei mõtle väga palju sellistele asjadele. Pere kontekstis kindlasti rohkem, aga töö kontekstis just. Ma loodan küll, et neid tehnikaid kasutades ja ka ise eeskuju näidates, et me ikkagi
meil on meeskonnaga tegelikult väga hea läbisaamine, aga ma usun, et me saame seal saavutada nagu veel mingi järgmise tasu. Kindlasti avanesid, selles mõttes kõik rääkisid üsna vabalt, ilma filtrita. Ise ka püüdnud hästi kultiveerida sellist ilma filtrita suhtumist ja suhtlemist. On ju. Nüüd liiga palju pole ka koolitusest möödas, kuid siiski ütleme, retoorikas on toimunud mingisugune muudatus. On vaja olla haavatavam, aga see on hästi raske. Et ma näen, et see muudab meeskonna palju ühtsemaks, kui mina olen haavatav, sest juhist ju inimesed tegelikult juhinduvad, et juht annab tooni ja ma püüan olla haavatavam, aga see on hästi keeruline tegelikult. Ja väga head tagasisidet sain mina ka enda meeskonnaga. Selles mõttes väga hea tagasisidet, mul olid ka endal võib-olla mingisugused mõtted ennem, mida võiks meeskonnas arendada ja ma sain ka tõesti kinnitust, et olen mina õigel teel, on meeskond õigel teel ja sain ka väga palju uusi mõtteid. Läksin esimest korda oma meeskonna ette tervikuna siis mõni kuu peale sinu koolitusi. Ja ma ütlen, et need harjutused, mis me seal tegime ja me lõime koos oma tegevuskavad, omad reeglid, ma ütlen, see oli jube hea algus. Lõpptulemusena me kõik näeme, et me oleme ühe asja eest väljas. Ikkagi eesmärgile suunatud, eks ju, mida omanikud ootavad ja kuidas me sinna siis nagu meeskonnana jõuame. Stiil on minu arust väga hea, et ta on selline nagu sujuv ja selline nagu selge, et ei ole selline nagu hüplik, et ta on hästi nagu loogiline, mis mulle nagu meeldibki, et teemad on nagu seotud üksteisega ja läheb selline nagu hästi dünaamiliselt kogu see pilt. Ongi muidu nagu teinekord inimestel raske aru saada, et mis nendest nagu tahetakse või mis teile üldse räägitakse või et see nagu ei ühti nagu meiega üldse või et mis me nüüd siis edasi teeme, et aga ütleme see nagu kõik need igasugu harjutused ja et miks me seda teeme ja mis nüüd siis sai või mida me õppisime või kuidas me siit edasi lähme, et läbi nende nagu on hästi nagu loogiline nagu asjade kulg ka edasi. Ma arvan, see tiimiraamat sai ka kindlasti kõikide poolt aktsepteeritud, et on midagi vaja, milles siis ütleme, kõige suurema tüli või segaduse vältimiseks nagu saakski järgida. On ta siis õige või vale, aga vähemalt öeldakse, et see on kokku lepitud. Tegime ära tiimiraamatu ja esimese asjana tegime ära siis selle jätka, lõpeta, alusta tabeli, mis on tegelikult päris hea töövahend. Mis on salat, eks ta kuskil siin kuklas oli olemas ka varem, aga seda sellisel kujul nagu visualiseerida enda jaoks kõigepealt ja kirja panna ja nagu selgus luua, see on kindlasti palju parem kui see, et sul on lihtsalt mingid mõtteid, mis aegalt nagu pähe torkavad. Väga huvitav ja väga hinnati seda mängu, sest see oli täiesti ootamatu olukord. Minu meelest see tekitas elevust, sest vaata, sellised paberi peal täidame, mõtleme, arutame, esitame, need on sellised tüüpilised asjad, aga selline mäng, kus sa isegi ei tea, mida sa tegema pead, kus sa alustama pead, sa sattusid nagu päris elulisse olukorda, kus tekib ootamatu olukord, sa pead suutma reageerida, sa pead vaatama oma kaaslastega hakkama saama. Sealt tulevad välja nii-öelda sellised liidritüübid, tulevad välja inimeste reaktsioon keerulises olukorras, eks ju. Et selles mõttes oli väga huvitav ja minu jaoks oli isegi, ma arvasin, et võib-olla osa kollektiivist tunneb ennast halvasti ja ütleb, et see mäng oli neile nagu raske või tekitas ebamugavust. Aga tagasiside oli vastupidi, nad tõid seda välja kui kõige põnevama nii-öelda tegevuse selle koolituse jooksul. Ma arvan, et meestele üks asi, mis ma nägin, et neile meeldis kindlasti see, kuidas sa seletasid ära neile, et see töökoht ongi nende jaoks nagu nii-öelda teine pere. Et nad peavad ennast seal mugavalt tundma ja vastutahtmist tööl käimine ei ole nagu, sellel ei ole mõtet. Muud me teame, kus meil nõrgakohad on ja üks meie murekoht on täna just seesama infosulg ja just see kommunikeerimine, et inimesed julgeks ikkagi sõna sekka öelda, tunneksid ennast kaasatud, et saaks info paremini liikuma, et ma arvan, et see oli üks nagu selle koolituse target ja ma arvan, et me liigume nagu siin suunalt ka positiivselt, et kaasata rohkem inimesi tegema ja ühiselt mõtlema. Et juhtmeeskond hakkab ise vaatama rohkem iseendasse või rohkem peeglisse ja nad mõistavad, et kui ettevõttes on juhtkond, siis juhtkond vastutab kõige eest, mis ettevõttes toimub. Alates sellest, kes on porimatid puhtad kuni selleni, mismoodi siis tajutakse teineteisega tehtavaid kokkuleppeid või mingisuguste kultuuriliste küsimuste. Jah, juhtkond ei puhasta porimatte, aga juhtkond vastutab selle.
kultuuri eest ettevõttes, kas kolleegid panevad tähele, kui Porimett on must? seal väga paljud asjad saavad selgemaks, üsna niisugune võib-olla lihtne, aga lemmikteema on see jätka alusta, lõpeta, et see on hästi kiire võib-olla arenguvestluse vorm, nii-öelda, mis puudutab, et saada kiiret tagasisidet, kuidas on. Ma ise küsisin ka enda käest, nagu soovitasid ka alati kogu aeg, kuidas on läinud. Ja nägin ka, võtsin ka vastu sealt teatud siis nii-öelda, kust alustada ja millega võiks lõpetada. Kuidas teha? Teine pool ongi see sinu nagu see siuke nagu lihtsus või siuke nagu inimlikkus, et raamatuid lugedes mingid välismaiseid või veel mingid koolitajad vaadates. Vahest nagu ei saa aru, eks. Hästi palju nagu võõrsõnu kasutatakse ja räägitakse mingitest asjadest, mis nagu ei ole nagu omased või inimlikud. Aga sina nagu inimesed ise on öelnud, et ma küsin, kuidas siis tundus, kuidas see päev tundus siis või kuidas see kord oli, et oli kasu või mis me teeme, siis ei, täitsa lõpet ikka rääkis nagu nii selgelt ja nii lihtsalt ja tegelikult ongi kõik nii lihtne ja et nüüd panemegi nende asjadega edasi. Ja eelkõige, mis mulle ikkagi kõige rohkem meeldis, oli see sükene Kaido teistsugune lähenemine asjadele. Süke vaba, mõnus, ta ei ole nagu sükene kindlates raamides ja ei räägiti palju keerulisi termineid, aga räägitakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega. Ei ole ainult laua taga istumine, et me tegime seal väljas seda nii-öelda Zoomi-mängu, võrrelda nagu 2 koolitust ja kuidas on erineva valdkonna, ühed olid kontoriinimesed kõik koos, teised olid tootmine ja kuidas siis need inimesed, nende olemus ja see, kuidas see välja tuli, et kuidas tootmine inimene kohe, ta oligi, ootas nagu, et teda juhendatakse. Ja kontori inimene tahtis nagu ikkagi ise oma peaga mõelda ja et just see sumin, nagu, mis selle asja ümber nagu oli, et see tuli nagu väga hästi välja. Aeg läks ka kiiresti, et kui ikkagi kuskil koolitusel oled, et siis kipub ikka päeva lõpuks juba päris vesinud olema, aga jah, seal oli kogu aeg siuke energia oli üleval ja aktiivne osavõtt ikkagi, et inimesed said nagu enda arvamust avaldada, omavahel arutada, mida nad igapäevaselt siin töö juures kindlasti tee, nad said enda töö kohta nagu vaadata nagu kõrvalt vaata pilguga võib-olla või kuidagi teise nurga alt analüüsida seda, et kus nad töötavad ja oma meeskonda nagu. Igapäevases töös nad seda kindlasti ei tee. Võib-olla nüüd nad arutavad rohkem sel teemal, aga nad kindlasti siiamaani nad seda kindlasti ei teinud. Mis sinu koolituste puhul on hästi hea, on see, et sa lood segameeskonnad. See tundub inimestele natuke ebamugav, sest tavaliselt kogunetakse mugavatesse meeskondadesse inimestega, keda sa usaldad rohkem, kellega sa oled harjunud suhtlema, aga selline meeskondade laiali löömine tekitab väikese ebamugavustunde, aga tegelikult pärast on inimesed väga õnnelikud, sest nad läbi selle mingisuguse ülesande õppisid üksteist paremini tundma ja nad avastavad teiste inimeste väga olulisi väärtuseid. Kui nad oma meeskonnas töötavad, siis nad tegelikult juba teavad suures osas, mida keegi meeskonna liige arvab, mida ütleb, mida mõtleb. Aga kui nad on nii-öelda laiali paisatud, siis nad kuulevad täiesti teistsugust arvamust. Kindlasti meeskond tajub ennast ühtsemana ja kindlasti need võtmetöötajad tajusid seda, et nad on rohkem vastutavad ja mõjutavad ettevõtte üldist head käekäiku. Et tore on võidelda ühise asja eest, et kui igaüks tekke oma poole sikutab, siis lõppude lõpuks on see oluliselt stressi rohkem kui suure rõõmuga ühise eesmärgi poole. Ma olen saanud kõvasti enesekindlust. Minu isiklikus karjääris langesid kokku täpselt need 2 asja, et mul oli siis väga raske periood. Ma sain seal uue ametikoha, ei tundnud ennast kindlalt, siis hakkas see koolitusprotsess ja täna ma mõtlen, et see nagu on kõik olnud üks super asi minu elus, mida ma ilmselt mäletan veel pikalt, ma arvan, et jube palju mulle andnud. Meil on sellised 3-4 inimest, eks ole, ühes piirkonnas ja 12, 13, 14 piirkond üle Saaremaa, et on suht väikesed meeskonnad. Võib-olla see ongi hea selline koolitus, kus nad siis kokku võtta. Kui nad seni teevad nagu ühte väikest eesmärki, et siis nad näevad ikkagi, et ettevõttel on ka suurem eesmärk olemas. Et suuremat eesmärki on võimalik täita ainult koos kõikidega, mitte lokaalselt. Sellist tüüpi koolitus, ma arvan, et ma ei tea, kas on ettevõtteid, kellel selline sobiks. Usun, et tegelikult ega need on tiimide läbivad probleemid. Ei saa olla, et üks tiim nüüd hoopis mingi muu tagada. Ma usun, et
see infosulg, see kommunikatsioon, see ühised mõtlemine, see koostöövorm, kõikide tiimide tegelikult täna on challenge, täpselt samad case'id kogu aeg. Ka siin arvati mingi hetk, et sihukest asja pole vaja. Ja isegi ütleme siin, ma arvan, poole selle protsessi pealt arvati, et ei saadud aru kohati, aga tegelikult mida aeg edasi, seda rohkem nagu saadi aru, et tegelikult on nagu väga vaja. Vabalt kõigile ettevõtetele võiks seda soovitada. Et olenemata sellest, kui suur see meeskond on, et kindlasti võib-olla väiksematele tiimidele on seda lihtsam, et see lihtsam nagu seda ellu viia, seda kõike, mis sealt koolituselt saab. Aga ma soovitan kindlasti kõigile. Ma tegelikult soovitaksin seda absoluutselt kõikidele, et see, nagu ma ennist mainisin, meie meeskond on tegelikult väga heas kohas. Kindlasti saab alati veel paremini. Ja kindlasti ma soovitaksin seda meeskondadele, kus on vaja tõsta just avatust ja haavatust ja tuua inimesi teineteisele lähemale. Ja ma soovitaksin seda sõltumata siis, kas see on mingi osakond või tippjuhtkond, et igal pool, kus töötavad inimesed. Kindlasti sellistele juhtkondadele, kus on koos palju erinevaid inimesi ehk erinevaid valdkondi, kõigile on ju oma valdkond on südamelähedane asi. Sealhulgas juhatustele kindlasti soovitan, et kui sa oled ka ütleme juhatuses, siis sa pead natukene valdkonda ülesemalt mõtlema või püüdma seda oma juhatuse liikme vastutust ka ikkagi kõvasti järele upitada. Muidugi on tore, kui sinu valdkonnas on kõik korras, aga päeva lõpuks vastutad sa ju ettevõtte tulemuse eest tervikuna.